täna siis tahaks rääkida veidikene elu kallidusest ja kvaliteedist Eestis, et palju Eestis see elu päriselt siis nagu maksab ja mis on toiduhinnad ja palju nad on siis aastaga tõusnud. Mulle endale tundub, et viimase aasta jooksul on hinnad tõusnud meil kuskil 30–60%, mis puudutab siis toitu, tarbeesemeid ja nii edasi, et kui ma varem sain poes käidud, ütleme, keskelt läbi siukene 30–50 eurose ostukorviga, sõltuvalt sellest, kas siis ostukorvis oli esmatarbekaupu, pean silmas siis selliseid, mitte tähendab esmatarbekaupu, vaid ma mõtlesin tegelikult hoopis seda, kas pesupulber, hambapasta ja siuke asi, et mis on nagu pikema aja peale. Sellest sõltus siis ka, aga mitte väga palju, no mingisugune võib-olla 5, mitte rohkem. Aga antud juhul hetkel siis panen korra telefoni ära. Mikker pani ka hullu kuskile vastu korraks, aga ma loodan, et kuuldan. Ma panen selle mikrofoni veidike teise koha peale, kuna autol mootor käib. Ja siis, kus see jutt nüüd pooleli jäi sellest hinnast kui sellisest, et kõik asjad on tõusnud, jah. Ja mis siis nagu toidukorvis siis igapäeva toidukorvis on, et minu toidukorvis on nädalas ma kuskil tarbin seda piima üks 3-4 liitrit, kindlasti hapukoor, leipsai, või, ma olen väga suur või sööja, armastaja, juust, vorst, mingisugune, olgu selleks siis kõige lihtlabasem valla juustu suitsuvorst või mis iganes, et suitsuvorst on minu arust juba lihahinnaga kilohind, nii et ma leian, et ennem juba ostad käntsaka liha kui suitsuvorsti, see hind on tõusnud hüppeliselt, et mingi alla 300 grammi latt maksab põhimõtteliselt 4,5–5 euri, et ma leian, et seda on juba palju. Hapukoore taluvuse piir on minu puhul €50, see siis 20% hapukoore puhul, mis on siis 500 grammine pakk. 10% ostan ka aeg-ajalt, aga või on näiteks eranditult Eesti võid enam ei osta, ongi ainult Läti või, siis kas siis Lidlist või Prismast ja mis puudutab siis, ütleme, leivasaia valikut, siis taluvuse piir on, ütleme niimoodi, koorikleival on ta kuskil 75–79 senti, euro eest ei osta, küll aga vahepeal peenleiba, mis on siis euro millegiga. Muhuleiba ka aeg-ajalt saab võetud, see on ka siukene, 4 euri pätsi eest on nagu palju. Aga mis mulle väga meeldib, on Lidlis siis teraleib, mis on see €20 või €30. Ja toidukorvist siis jah, nii palju, et ta on nii palju kallimaks läinud, et ei kannata enam. Mis puudutab köögiviljasid, siis ja ütleme õunad, banaanid, siis meie menüüs on banaan, täiesti olemas õun. Mandariine jõulude ajal sai ostetud, aga väga ei tarvita, aeg-ajalt melon, ananass, aga seda tõesti ainult aeg-ajalt, suvel muidugi arbuus ja igapäeva menüüs on siis kartul, kuna me oleme suured kartulisööjad kõik siin, siis me armastame kartulit, mina kaasa arvatud, minu lemmik on muidugi ahjukartul, pannikartul, friikartul, kauboikartul, kartulipuder, mulgipuder ja nii edasi, et kõik, mis puudutab siis kartulit, riisi, tatart veidikene vähem, aeg-ajalt, aga mitte väga palju, muidugi klassikaline Eesti toit, makaron hakklihaga ja ketšupiga, see kindlasti on päevas või ütleme nädala menüüs sees ja ma ei tea, mis ütleme veel siis puudutab seda elukallidust, ma ei tea, elekter näiteks.
et minul on börsipakett, mingisugune, mitte börsipakett, valetan, see fikseeritud pakett tahtsin ma öelda. Ja see on vist mingisugune, öö on 8 senti ja päev on 10 senti. Kui ma seda tegin, siis oli see eelmine aasta, ongi põhimõtteliselt aasta tagasi, kui see kaabel meres läbi tõmmati, siis ma vaatasin, et tuleks kiiresti ära fikseerida. Ja antud juhul ma vaatan, et vist on õige otsus, sellepärast, et siin see kuu on nii hullult kõikunud see vool, et ma lõin kokku, et mul on voolukulu kuskil hetkel 1200 kilovatti teeb ta siis mul kuu kohta. Jah. Ja see teeb siis mingisugune äkki pakun 250 kanti või? Ja kui oleks börsil on, siis oleks 6 soti kanti, nii et suhteliselt kirves. Aga muud kulud, ütleme, siis jah, siuke telefonid, asjad, need on siukene orienteeruvalt seal ikkagi alla 20 euro ja toidu peale kuus läheb vast kuskil 250-300 kanti, et ma ei tea, palju sinul läheb, sa võid siia alla kommenteerida, et kui sul on mingisugused ülevaated sellest, et ma ei tea, kuidas sina oma seda pere logistikat teed, et toiduarved ja kõiksugused muud kuluarved, et kas sa paned selle Excelisse või on sul mingisugune kaustik või paned peast või puusalt või sul ongi nagu mingisugune toidu või pere majapidamise mingisugune arve, kus sa seda kõike haldad või tõesti peast, et minul on igal juhul Excelis ja kui ma seda Excelit ei teeks, siis oleks väga-väga keeruline seda kuidagi moodi üldse hallata, et Excelis on ikkagi reaalselt on sul tulud-kulud ja kui sa sinna ikka need numbrid sisse sisestad, siis saad reaalsusega vastu lõugu, nii et vähe ei ole ja see ongi see, mis näitab ära sulle tegelikult, et kui palju on mingid asjad nagu ajas tõusnud. Pluss siis muidugi üks asi, mida ma jätsin täiesti mainimata, on siis kõik võimalikud telepaketid, pean silmas siis kas siis Go3, Telia, Elisa, seal mobiilid, Netflix, mingisugused muud, ütleme, striimiplatvormid, Amazon Prime ja AMC Plus ja HBO ja mis kellelgi on, et seda oleks ka huvitav teada, et juhul, kui sa seda videot hetkel vaatad, et pane kommentaaridesse, et palju sinul on siuksed reaalsed arved, et me ei räägi sellest, mida ütleme valitsus siin kirjutab oma Excelis, et kui hästi eestlastel läheb, et seda oleks nagu hea teada, et mis see päris elu siis on. Ja muidugi võid ka kommentaari kirjutada selle, et kust kandist oled sa siis Harjumaalt, Lõuna-Eestist, Ida-Eestist, Lääne-Eestist, saartelt, et palju see hind niimoodi erineb siis maakonniti. Aga jah, paistab, et midagi nagu lillelist eesootamas ei ole, kuigi ma olen märganud seda, et on neid märke, et inimesed enam kaubanduses väga asju niimoodi uisapäi sa ei osta, et ikkagi need riiulid, kus on siis toit odavam soodukaga, siis need riiulid on reeglina tühjad, sõltumata siis toidu tootevalikust või siis ütleme ekspordiartiklist, mis on olgu see siis juust, liha, leib, sai, mis iganes, et makaronid, kuivained, et ikkagi kõige odavam krabatakse lettidelt ära ja need kallimad riiulid on siiski kaupa täis ja pean nentima, et kaupmees on ahneks läinud ja nii ongi. Aga pigem on see, et lastakse toit halvaks minna, vaatad need 50% riiulid ja parim enne riiulid, ehk siis need on toitu täis, kuna päev varem müüdud näiteks mingisugune Coopi lihapirukas riisiga, mis maksab €25,
võid sa saada juba järgmisel päeval siis sellest Parim enne letist kõigest näiteks 50 sendiga, et lihapiruka puhul ei mängi see küll absoluutset rolli, et kui seal on üks päev kauem seisnud, et olen isegi ostnud ja söönud ja ei ole häda midagi, lased kiiresti mikrouunist soojaks ja lõuna ajal sööd ära 2 pirukat 1 euro eest versus 2,52 eest, mis on nagu siis selle õige hinnaga ostetud, et siin on nagu mõtlemise koht, et parim enne ei tähenda kõlblik kunina. Ja vaatad, täitsa paljud inimesed käivad ja võtavad ja vaatavad ja mõtlevad poelettide juures nagu isegi, nii et see on niisugune väga suur arutelu teema ja ma olen tükk aega mõelnud, kas ma sel teemal nagu üldse sõna võtan ja räägin, aga ma tunnen, et peaks nagu rääkima asjadest nii, nagu asjad on, mitte keerutama ja ajama mingisugust pläma välja, et elu on lill ja kõigil läheb hästi. Samuti olen kuulnud siis oma sõpradelt tuttavatelt, et ka ööklubid on tühjad, inimesed ei käi ka seal enam, joogihinnad on jumala kallid, et sa võid kommentaaridesse jälle kirjutada, et kui sa oled niisugune peoloom ja käid pidudel, siis mis tänapäeval näiteks 8 CL sinikoks maksab erinevates klubides ja nii edasi, palju on ööklubi sissepääs, jälle samuti erinevad linnad ja maakonnad ja nii edasi, kas on rahvast ja ei ole rahvast ja millega üldse siis tegeled või meelt lahutad, kui sa näiteks klubis ei käi. Aga jah, ma arvan, et praeguseks on neid küsimusi päris palju siin üles tulnud, et kui viitsid, kirjuta, kui viitsi, ära kirjuta ja pane subscribe ka ja jälgi kanalit, et erinevatel teemadel siin neid arutelusid tuleb nii minuga kui ka inimestega, kellele ma siis külla lähen. Mina igal juhul tänan ja ilusat päeva sulle. Tšau!